Neeru, pankrease ja jämesoole vähk moodustavad Euroopa Liidus umbes 5% 2,7 miljonist uuest vähijuhust ja ligi veerandi 1,26 miljonist vähisurmast. Need on 3 vähki, mis on väga kiirelt hakanud levinema. Kui vanasti oli jämesoole vähk vanemate inimeste haigus, kes olid juba üle 60 aasta vanad, siis nüüd me näeme seda väga selgelt, et jämesoole vähi haigestumine on alla 50-aastastel. Seetõttu on ülioluline avastada neid riskitegureid varem ja suunata siis need inimesed, kellel on kõrgem risk haigestuda varasemalt screening-programmidesse. Soolevähi puhul on see sõeluuring andnud päris häid tulemusi juba, kui me suudame avastada jämesoole vähki väga varajases staadiumis. Inimese elulemus on väga suur, üle 90%, kui me saame nagu jaole varasemalt. Nüüd pankrease vähk on nüüd selline vähk, kus meil ei ole seda diagnostikat. Kui inimene jõuab kaebustega haiglasse, siis tegelikult on alla 20% võimalus siis midagigi teha sellele inimesele, et see elulemus on väga väike. Ja siin on meil väga vaja teada, mis võiksid olla need tekkepõhjused. Kuna me teame nende 3 vähiliigi riskiteguritest ja tekkepõhjustest veel väga vähe, algatati nende välja selgitamiseks suur Euroopa teadusprojekt Discern, kus ka Eesti teadlased osalevad. Kokku on näiteks võimalik teadlastel selles projektis eri riikidest analüüsida 3000 koeproovi ja vaadata siis, mis siis võiks põhjustada selle vähi edasist arengut. Miks need rakud, mis vähi puhul hakkavad vohama, miks nad vohama hakkavad ja mis on see mehhanism või bioloogiline põhjus. Praegu teadmata põhjusel on nende 3 vähi esinemine kõige kõrgem Kesk-Euroopas ja Baltimaades. Me tahame selgitada välja, miks pärast mingisugune vähk just nimelt ühes riigis on kõrgem ja võib-olla naaberriigis ei ole nii kõrge. Alati ei ole põhjuseks suitsetamine, ebatervislik toit või perekondlik eelsoodumus. Põhjus võib peituda meid ümbritsevas keskkonnas, mille kogumit nimetatakse eksposoomiks. Kui me teame, et inimesel on olemas geneetiline risk, mis mõjutab haiguste teket, siis tegelikult on ka keskkonnategurid. Näiteks kõik, mis meid ümbritseb, õhureostus, aga ka rohelus, öine valgus, kui palju on meie ümber asfalti. Ja samuti kõik meie sotsiaalne keskkond, missuguses keskkonnas me elame. Lisaks väliskeskkonnale me saame mõõta ka inimese sisemist eksposoomi ehk kõik ained, millega me kokku puutume, mida me paneme enda nahale, näiteks kosmeetika näol või mida me kasutame enda kodukeskkonnas, puhastusvahendid, kõik see mõjutab meid. Ja kui me kasutame neid kõiki andmeid, siis me saame teha väga keerulisi mudeleid ja meil tekib mingi aimdus, mis võiks olla seotud haigustega. Kujuta ette, et sinu elu on nagu päevik. Aga selle asemel, et kirja panna, mida sa tegid, salvestub sinna iga hingetõmme, lonks vett ja päikesekiir. Eksposoomi analüüs on viis seda päevikut lugeda ja leida vihjeid, mis võiksid vähki vallandada. Me teame ka, et väliskeskkonnas just õhureostus on seotud erinevate põletikuradadega ja põletikurajad võivad olla ka seotud kasvajatega. See on praegune hüpotees, et haigused ei ole iseseisvad, nad on omavahel seotud ja just põletik on see ühine nimetaja, mis viib erinevate haiguste tekkeni. See, mida me sööme, mõjutab meie mikrobiomi ja see omakorda mõjutab meie soolestiku tervist ja kogu organismi tervist. Discerni uuring ühendab 2 maailma. Meie sisemise, geenid ja mikrobiomi ja välise ehk kõik, millega elu jooksul kokku puutume. Uurijad kombineerivad genoomika ja eksposoomi andmed ning loovad mudeleid, mis aitavad varakult aru saada, kellel on risk haigestuda. Järgmise 20 aasta jooksul prognoositakse vähijuhtumite arvu kasvu maailmas umbes 47%. Kui teadlased saavad teada, mis neid vähivorme põhjustab, võib see tulevikus päästa miljoneid elusid. Kõik vähid ja kõik haigused tegelikult arenevad väga pika perioodiga ja mida varasemalt me siis jõuame jälile, seda kergem on meil siis sekkuda. Üks kõige suurem eesmärk ongi see, et viia ennetuseni, et meil tegelikult vähki ei tekiks. Väga laias laastus on see teadmine väga selge, et tuleb elada, tervislikku eluviisi, sest vähi tekke puhul on üks osa on geneetika ja need riskifaktorid, mida me näeme praegu, seletavad kõigil nendel 3 vähkidel võib-olla 30%, ehk siis tegelikult 70% meil
ei tea veel ja selleks ongi siis need teadusprojektid loodud, et teadlased saaks teada, mis siis võiks viia selle vähini.